kaotusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbeti 6 viga, kõige hirmantsem NBA saadel siin mulle kamaralt, sest kui pool sellest jutust, mis me täna räägime, mis on teie ees, teie kõlarites, kõrvalappides 4. veebruaril läheb sellest täide, siis oleme oma tööd hästi teinud ja kui ei ole, siis saate meile öelda, et saate näpuga öelda, et mis te ikka teate ja kõike muud. Ühesõnaga, siin on siis 2,5 spekulanti ja juba kui see eetrisse läheb, siis näpuga võib ära näidata, et raudselt on mingid muud asjad toimunud ja mulle selle vahesaate formaat üldse ei meeldinudki, sest et nagu me teame, et Erkil on erutus. ei, läks just üle. Aga tõepoolest 4. veebruar, kus see saade teie ette jõuab, on siis üks päev on veel, mõned tunnid on veel puudu NBA vahetuste tähtajast. Me üritame siis nädal aega varem panna paika, et kes on ostjad, kes on müüjad, mis on turutemperatuur, kes on võimalikud üllatajad. Eks meil natukene on ka infot maksumüüri tagant ka, mida me saame ette lugeda, aga kolmekesi saame siin hakkama. Ja tegelikkuses me ajalooliselt, kui me oleme seda saadet teinud enne trade deadline'i, me oleme päris hästi pihta pannud, nii et isegi kui me see aasta nagu villast paneme, siis no hard feelings. Siis saldo on piisavalt hea ees juba. Jaa. Aga kõigepealt paar sõna enne, kui me hakkame rääkima, siis kes on müüjad, kes on ostjad, kes on kõrvalseisjad, natuke turutemperatuurist, et mis siin salata, natuke küll papagoidena kordame ennast, aga see on vajalik, sest nimelt see NBA uus kollektiivleping, mis sõlmiti mängijate omanike vahel paar aastat tagasi, on tegelikkuses teinud ikkagi NBA kontoritöötajate... No tuksi on keeranud selle asja. No mitte tuksi. Excel ei jookse kokku enam. Excelit on lihtsalt raskem panna kokku, Excel jookseb kokku ja seda lihtsalt raskem panna kokku ja tänu sellele, et seda nii raske panna kokku, on iga tiim peaaegu palganud endale igasugu analüütikuid ja numbrite mehi, kes peavad siis nagu mõtlema välja, et mis on need hularõngad, mille läbi peab siis tiim hüppama, et saada mingit vahetust tehtud, sest nimelt mida rohkem sa siis ületad seda luksusmaksu piiri, tekib sügune esimene, inglise keeles on see apron, mõtleme eesti keeles, ütleme need esimene piir, kui üle selle lähed, siis su manööverdamisvõime koheselt hakkab vähenema, mida sa võid teha, mida sa ei või teha ja kui sa lähed üle teise piiri, mis on tegelikult justkui piltlikult väga-väga ülemine piiri on, millest üle lähevadki väga üksikud. Steve Ballmer. Aga kui ümbriku palka maksad, siis pärast tehakse aita. Siis sellega niimoodi, kui sa sealt üle lähed, siis ütleme nii, et sinu manööverdamisvõime muutub väga-väga-väga raskeks. Ja kui sa aednikule palka maksad, siis võib-olla su manööverdamisvõime võetakse täitsa olematuks. Ma toon see näite ka, et näiteks drafti valik, mis sul on, külmutatakse, kui sa oled pidevalt üle selle ülemise piirjoone 7 aastat tulevad. Kellegi ei ole külmutatud? Veel ei ole, aga küll nad ära teevad selle. Küll mõni tiim selle, Suns on päris lähedal sellele. Ja nüüd Clippers ka, neil ei ole nüüd. Et siis on näiteks see, et sa ei tohi teha vahetusi, kus sa paned lepingu kokku, et saada üks mängija vastu. Aga selle tarbeks nad kasutavadki kolmandat tiimi. Näiteks, jah, aga 3 tiimiga on juba palju raskem teha nagu kokkulepe kui 2. 2 on lihtsam, et mida rohkem need osapooli on, seda keerulisem. Siis sa ei tohi näiteks osta mingisugu turuväärtusega buyout mängeid, et sa ei tohi võtta, kui sa tule ülemise piiri. Et seal tuleb igasugused järjest tuleb sul niisugused piiranguid juurde, mis halvendavad sinu võimet just teha väikseid olulisi täiendusi. Aga kõlab nagu Eesti maksukeskkond. Eks ju praegu tegelikult mul ongi tunne, et vaata kõik see 65 mängu, need piirangud ja need asjad, mis kõik on suure uraaga tehtud, nad mingil hetkel võib-olla peavad midagi tagasi keerama, sest siin hakkavad asjad nagu see 65 on, ma loodan, et see mingil hetkel muutub ära. Ei lõpuks siis see muutub kohe ära, kui reitingutele ja asjadele hakkab ju mõjuma. Ja reitingutele justkui ei mõju. No vaatame. Praegu ju tegelikult... Vaatame selle uue All-Star mängu formaadiga ära. Praegu ju seda äri, mis toidab seda, ongi ju need uued sisenejad, need Amazonid ja kõik need firmad, kes on sisse tulnud. See on korraks viinud nüüd asja väga üles, aga mingil hetkel tuleb mingi korrektsioon.
Nii, võtame siis mõned asjad maksumüüri tagant kõigepealt ka ette, et meil oleks nagu täispilt nii meil kui ka meie lugejatel-vaatajatel. Kõigepealt Jannis, kõige suurem dominokivi selles mängus kahtlemata. 28. jaanuar on siis see kuupäev ka, millal me puitu ennustame, tina valame. Enamik tippajakirjanikke, kes on vähegi usutavad ja lisaks ka maksumüüri taga, mida skaudid räägivad, ütlevad seda, et noh, pigem on nagu see hoiak see, et ikkagi Jannise vahetus toimub suvel. Küll aga viimasel 72 tunnil on Paksi seis muutunud nii armetuks, osaliselt ka Jannise vigastuse tõttu, aga lihtsalt ka need vaibid, mis sealt tulevad sealt Milwaukee riietusruumist ja Doc Riversilt ja muudelt inimestelt on nii õnnetud, et täielikult välistada veebruarikuist vahetust ei saa. Aga lihtsalt nagu nähakse, et justkui see on pigem tõenäolisem suvel, aga see on ikka, ütleme nii, et see püsib õhus kuni 5. veebruari, ma arvan, nagu viimase minutini. Mis see protsent või on nagu tunnetus, et ma ei tea, 7% suvi, 30% praegu või mis su tunnetus on? Minu tunnetus on see, et kui ma oleks veel, kui sa oleks küsinud seda küsimust 3 nädalat tagasi, oleks mõelnud 75% suvi, 25% praegu. Ma ütleksin, et tänaseks on see saldo juba muutunud sukseks 60% suvi, 40%, et tuleb juba veebruaris. Ja järgmine nädal 50-50 olla. Kui sügisel Otto seda küsis, et kas see oli, kui ma hooaeg algas, siis minul oli 95, et suvel. Ja nüüd on siis 80. 80-20 printsiip, ma usun, et ongi selline optimaalne. Skaudid räägivad, et järjest ja järjest rohkem on õhus siis šanss, et Miami Heat on see võistkond, kes suudab Jannis endale ära meelitada, mille eest jääb mulle veel ilmselt natukene selgusetuks, sest seda head kraami nüüd nii palju ka ei ole. Ka Kelly Oubre, kes enne võis olla võib-olla üks selle vahetuse keskseid tegelasi on natukene saanud spoilstrat sükeste tala nagu Kuminga Golden State'is, aga ikkagi Oubre saab rohkem platsile kui Kuminga. Aga igatahes jah, et leitakse, et Miami'l on nagu ühena väga vähestest reaalne võimalus, et luua see teekond, et saada Antetokounmpo endale läbi siis mitme tiimi. Et lisaks on teada, et Giannis otsib enda järgmises koduks siis linna, millel on otseühendus Ateenaga. Just, ma tahtsin öelda. Ja see ilmselt, mida rohkem idarannikul, see paneb ka mõtlema, sest lennutunde on vähem, eks ju. Just. Ja mis see Miami pakkumine oleks, on siis see, et Tyler Herro peab seal olema oma lepingu suurusega tõttu, sest Jannis tellib väga palju raha. Kelly Oubre, Kasparas ja Kutšonis ja lisaks ka hulgaliselt drafti kapitali. Siis Spurs on andnud, see on üsnagi ebaoluline, aga Spurs on andnud Jeremy Sohanile lihtsalt loa avastada kõiksugu vahetusi, et nad tahavad minna edasi ilma Jeremy Sohanita, kes oli üsnagi kõrge drafti valik, aga lihtsalt ei sobi Wembanyama kõrvale. Viskamist ära. Ta ei ole paha mees, aga ta lihtsalt ei sobi sinna vahele. Ja ka Dalton Knecht on siis kunagine Ardo lemmik, kes Ardole meeldib igas Lakersis peab see üks valge hustle vend olema ja see kohe meeldib. Just, siis väga palju on olnud igasugused sahinad ja kuluta siis Pelicansi meestega, et küll taheta ja Pelicans ei ole huvitatud oma kui kiigel olla kuuikut. Küll on 28 tiimi tahavad kõik Trey Murphy kolmandat või Herb Jonesi ja järjest rohkem tuleb sahined, et Pelicans on nõus kuulama, kui see pakkumised on midagi sellist, mida Memphis sai Desmond Baini eest, ehk siis nagu 4 valikut, 4 drafti valikut ja lisaks veel ka mingisugune midagi peab olema ka vastu nagu palga mõttes, eks ole, et siis on nõus kuulama ja mina arvan, et võib leiduda mõni meeskond, kes on nõus need 3-4 drafti valikut välja käima. Ja kui neid väga paljudel tiimidel ei ole. Aga on mõningad tiime, kellel on neid valikuid. Aga sinna sai ei sobi. Aga Trey Murphy sobib. Okay. No, seda küll.
ja New Orleans on siis kindlalt üks meeskond, kes ei taha Ja Moranti, muidugi 28 tiimi võib ka sinna lisada. Selleks hetkeks, kui see eetris läheb, ma ei imestaks, kui see Morant ongi seal Pelicansis ja Zioniga switch ja läheb uuesti edasi. Pelicansil on ju veel see, et Murray on neil ju vigasena pingil praegu veel ka või? ja Dejounte Murray on vigasena pingil ja lisaks on neil Jeremiah Fierce, kes on mänginud väga hästi rukina põhimängu kohal. Aga ja siis Washington Wizards on siis hoiab oma püssirohtu, neil on väga palju vaba palgaraha tekkimas varsti. Nad peavadki hoidma, sest neil on vaja 13 võitu kokku saada. Aga nad hoiavad püssirohtu suveks, 13 võitu on neil juba praegu käes, hoiavad püssirohtu suveks, sest nad tahavad, kuna restricted piiratud vaba agendiks hakkab saama siis Utah Jazzi center Walker Kessler ja Wizards nägemus on siis see, et Walker Kessler ja Alexander Sarr oleks suurepärane eesliini tuua, kes oleks siuke twin tower, kes paneks vastased natukene ka hirmu tundma. Aga Ainsi vaheta ju siis natukene Karl Anthony Townsist, et kuigi Knicks on eitanud igasugu Townsi jutte, siis tegelikult maksumüüri taga räägitakse, et ikkagi Charlotte Hornets, Memphis Grizzlies on olnud kõnelustes Knicksiga seoses Townsiga. Charlotte Hornetsi tsentrid on praegu Massouma Diabate ja Ryan Kalkbrenner, nii et Towns sinna täitsa sobiks. Ja lisaks siis Memphis Grizzliesel on praegu Jock Landale, on see mees, kes on põhiliselt sel hooajal seda nagu koormak kandnud. Ja Spencer Dinwiddie üritab siis pärast oma Euroopa lepingu katkestamist Bayern Münchiga siis üritab kuidagi väga tagasi saada, ta tahab Rocketsisse saada siis Fred siis sinna tagaliini nagu siis ta ei pea Krüto pealt makse maksma. Aga tema probleem on see, et Houston Rockets ei otsi väga täiendusi, sest nad arvavad, et nad pigem tahavad Fred VanVleeti tagasi saada ja siis lähevad uuele ringile. Nad praegu on nagu välja vedanud, mitte et neil nagu väga lihtne on olnud, aga nad praegu on midagi välja vedanud. Kuule, nad võitlevad koduväljaku eelise eest play-offis, et nad on ikka seal top 4. Vahepeal nad kuksid veidi, aga nad saavad jah ette. Veel natuke maksumüüri tagant. Üritan teha kiiresti, et me jõuaksime ka nagu selle magusa poole, kus me hakkame spekuleerima. Warriors ja Heat on läbirääkimistes, et tuleks siis kadunud mees tagasi. Vigins tagasi, täpselt. Ja Kuminga läks siis Miami Heati, nii et aga siin on nagu aga see oli laual, oli sügisel ka, aga ma ütlen, Dunleavil on olnud terve suve variante, terve sügise variante ja siis sa tood, see L on tubli täiendus ja et midagigi saadi suve jooksul, aga kurat, sul on nii palju on variante ja nüüd aga Warriors pole üksi, nimelt ka Milwaukee Bucks on siis teine tiim, kes üritab meeleheitlikult tuua talenti Milwaukee'sse ja Andrew Wiggins on üks mees, kes on nende siis sihikul. Nii et Wiggins on tahetud kuju. Sest ta mängib kaitset, nii lihtne see ongi. Väga palju räägivad skaudid, et Bulls on kompimas tiime siin ja seal, et kõik väga palju tiimid tunnevad huvi siis Kobe White'i, Ayo Dosunmu ja Trey Jonesi vastu ja on olevat üsnagi tõenäoline, et Bulls pärast 7 aastat keskpärasust on nõus müüma natukene talenti maha, et hakata ehitama ümber Matas Puzelise uut meeskonda. Nii et ja Josh Giddey siis. Nii et Kobe White, Ayo Dosunmu ja Trey Jones, pange kohvrid valmis. Kui Giddey poleks viga saanud, tal oleks olnud päris head ju šansid siin ka All-Stari. Ta võib ikkagi saada. Ta valitakse võib-olla isegi ära. Ja eriti just Ayo Dosunmu on mees, kes saab tiimidelt väga palju tähelepanu, et ta on suke pikk tagamäng. Jälle mängib head kaitset selle peal. Minnesota ei soovi kindlasti siis mingisugust sidemeid katkestada Mike Conley Jr.-ga, kuigi ta on sel loojal võtnud kõva sammu tagasi, et nad näevad, et Mike Conley on täiesti asendamatu mees siis riietusruumis, kes hoiab mehi joonel just. Eriti just Antile küll on Minnesotas lõpuks jõudnud kohale, nad tegid vale riski siis Rob Dillingamiga, kes võeti draftis
hiljuti päris paar aastat tagasi väga kõrge valikuga, kes loodeti Mantliberi, et Mike Conley'le. Aga see ei ole nii suur ämber kui see Wiseman ikkagi. No, mul eelmises salvestuses saati, mul sita maitse on suus. Sa ikka viskad selle granaadi pellikusse. Aga Bulls üritab siis vastu saada näiteks veel ka, kui meil Bullsist just juttu oli, siis lisaks Indianale, New Yorkile, siis Chicago Bulls on üks meeskond, kes üritab saada Pelicansis kätte tsentrit Uwe Smithit, kuna tema on muutunud natukene luksuseks tiimis, kus on Derek Queen. Ja ma vaatan, kas on miskit veel. Nii, Warriors ja Kuminga kohta. Warriors üritab, aga väga raske leida diili, seda tahaks midagi kirjutada, ei ole vaja selleks olla Ameerikas. Aga lisaks, nähakse, kui see Kuminga diil toimub, siis on mingid pidi peavad olema seotud kas Brooklyn, Charlotte või Utah, kes mingid pidi aitavad selle diili toimudest, sest nemad on ühed vähestest, kellel on vaba palgaruumi, kes võivad natukene seal manipuleerida. Denver Nuggets väga ei taha midagi teha, nemad on rahul oma meeskonnaga, ainukene asi on see, nad peavad kelle kohverdama nüüd siin lähipäevadel, sest Spencer Jones, kes on two-way lepingu peal, nad tahavad talle anda siis standardlepingut, kes on mänginud väga hästi. Ja, aga Johnson on nii palju viganenud, et miks mitte ohverdadagi. Saavad palgafondi ka leevendust. Siis Warriors ja Suns on väga-väga agressiivselt jahtimas Miles Bridgesit ja arvatakse, et Suns on Warriorsist ees oma pakkumistega. Suns tahab siis Royce O'Neali nii-öelda panna pingile ja Miles Bridgesi tuua siis algviisikusse Devin Bookeri ja Grayson Alleni näiteks ja Jalen Greeni kõrvale. Siis Lakers on näidanud valmisolekut liikuda edasi Rui Hachimurast ja Cavalieris tahab müüa DeAndre Hunterit, kes teenib 20+ miljonit. Ja kõige kuuem nimi, keda kõik jahivad, on Michael Porter Jr., kes on mänginud sel hooajal väga-väga hästi ja keda liiga hästi Brooklyni jaoks. Just. Ja teine mees, keda jahitakse, sest Milwaukee Bucks on meeleheitel, siis Bobby Portis olevat saadaval lõpuks ometi. Ka Kyle Kuzma on saadaval, aga keegi Kyle Kuzmat ei taha. Huvitav, miks? Nii, see on maksumüüri taga kõik, mis ma praegu leidsin, tegelikult on asju veel, aga kui ma ei jõua siin kõike nagu ette lugeda see maksumüüri tagant, et meil on natukene, lubasime siis selles saates öelda, kes on müüjad, kes on ostjad, kes on kõrvalseisjad ja kes on võimalikud üllatajad. Ja mina leian, et 3 põhilist müüjat sellel talvel on Warriors, on Memphis ja mina arvan, et see 3. müüja nii veidrak, kui see ka ei kõla, on Boston. Ja ma selgitan siis kohe ära ka miks, et Warriors, ma arvan, et kuigi nad praegu ütlevad kõik õiged sõnu Butleriga, siis see tiim on liiga ambitsioonikas, et mitte teha mitte midagi see Butleri lepinguga. Ma arvan, et tehakse kasvõi niisugune halb lühiajaline diil, et saada endale, ma kohe, siis meie saate lõpusest teeme ka ühe mingisuguse lemmik fake trade'i ja mul on selleks olemas üks vahetus, aga ma usun, et Warriors on küll üks kõige aktiivsed, sest tavaliselt on need tiimid, kes on seal vahemikus 5-10, on need, kes midagi teevad. Siis Bostoni puhul on lihtsalt see, et neil on vaja teha diile, sest muidu nad maksavad räiget luksusmaksu. Et neil on vaja veel seda palgafondi vähendada ja Anthony Simons on päris loogiline mees, kes mingit pidi saab kinga või Sam Hauser. Aga ega seal on see häda ilmselt, et Hauserit tahetakse, aga seda Simonsit väga ei taheta. Tahetakse võib-olla Simonsit ikkagi ka. Simonsil on see, et tal ei ole kaitset. No jaa, aga Pelican. Ja Miami Heat on, vist iga suvi me räägime Miami Heatist, aga nagu lõpuks on just vähe villa. Ja lisaks, mis Miami Heatiga kammitseb, on see, et nad ei tea, mida nad võivad teha Terry Rozier'i lepinguga, kes teenib 20+ miljonit, aga kes on praegu FBI siis juurluse all. Ehk siis sellepärast ma pigem arvan, et Memphis ja võib olla ka nagu Milwaukee on need 2, kes segavad väga palju kaarte just müüjatena. Kuigi Milwaukee Bucks on ka ostja. Mida sina tunned, kes on müüjad? Ühe müüja ma võin juurde pakkuda, kuigi ma ei ole sellel leidnud mingisugust kinnitust, aga see sama Brooklyn, nad selle Porter, sest esiteks teda tahetakse ja teiseks see lahendaks mingi mure või ambitsioonil ära, sest neil on ikkagi praegu on küsimus see, et kas nad siis nüüd
kuidagi lähevad paremaks või jäävad selleks nii-öelda keskpärasest kehvemaks või mis iganes, kus seda vaatab. No täitsa prügi on, aga et liiga hea mees on nagu Porter seal praegu. Et seal tühikäigul olla, aga ta on kallis mees. Ma panen veel paar müüjat. Ma panen ühe müüja ka, Sacramento Kings ilmselt. Jah, ma täiesti tahtsin Sabonis äkki või? Mitte ainult Sabonis, et sealt võib mitu meest endale uue kodu leida, et ja see on ka loogiline. Just, ma panen veel paar müüjat, ma arvan, et Utah Jazz tahab müüa oma veteraneva. Ta tahab müüa, aga Ainz tahab ta tahab kui on ütleme, see pakett peaks olema üks kalkun või üks kana, siis Ainz tahab 2 põrsast ja üks peab emis olema. Meenutame siis seda Rudy Goberti vahetust või? See ei olnud enam nii ammu. See on juba päris ammu tegelikult. Aga samas see lõi siukse standardi. Aga mina ei usu, et nagu Ainz sellist hinda kellegi teisest nõuab peale Lauri Markkaneni, ma arvan, et Nurkic maha võileiva ja printeri eest enam-vähem. Ja Nurkic nii mõnelegi tiitlist unistavale võistkonnale võib olla väga-väga huvitav ja hea täiendus. Ja siis pingilt sobiks ju rolli täitma. No mitte ainult kuule, okei, nüüd tõmbame jälle ühe fantasy loo, et Nurkic on viimase 4 mänguga teinud 3 triplat, nii et võtke välja. Yeah. Siis üks müüja ma panen veel juurde, ma tegelikult arvan ka, et need raportid Chicago Bullsi kohta, ma loodan, et vastavad tõele, sellepärast, et Bulls, me oleme oodanud seda Erkiga 5 aastat, et Bulls, mina ei oota Bullsist midagi. Et Bulls saaks, et Arturas Carrizoas saaks aru, et mitte midagi ei juhtu, mitte midagi ei toimu. Et Niida Poolsaarel tuleks väike suvilausta ja sealt ära tulla. Aga me keegi ei maininud siin kordagi ühegi sõnaga Tallast. Jaa, aga sealt ei ole, seal on sita puru, midagi ei ole osta. Ei, Gafford, ma arvan. Okei, jaa, Gafford vigane, keegi tiitli no ütleme, kes... Ei, ma arvan, Gafford teeni palju raha. Alles oli katki. Aga ta teeni üldse palju raha, ta on väga okei asendus. No jaa, aga siis Tallas paneb ta millegiga punti ja siis sa pead võtma mingi... Siis PJ Washington. Okei, Washington on normaalne. Tallase põhjäda. Okei, Washington teenib piisavalt vähe ja samas ka piisavalt palju, ehk siis sinna peab ka veel kedagi juurde panema. Oleb muidugi, kelle vastu vahetatakse. Mingi see Williams. See Washington on mingi 12 miljonit. Peaks olema. Midagi sinna kanti, jah. Seal on põhjäda neil see, et muidu paberil ja muud väga Tallaselt, no keda Tallas vahetada? Kairit kindlasti oleks turgu, aga oodatakse ära, kui ta tuleb tagasi. Ja, keegi võib-olla võtaks. Kyried või Thompsonit ma ei usu, et nad vahetavad. Seal või väga palju räägitud on Raptorsist ja Hawksist. Ma arvan, et Hawks tegi oma suure käigu ära. Ja Hawks... et ma arvan, et nad teevad, võib-olla nad teevad miskit Porzingisega, kellele leping lõpeb. Teda kasutatakse kuskil 4 võistkonna diilist mingisuguse, näiteks Kuminga või mingisuguse rahakattena, et näete, kohe läheti raamatupidamisest ära, saate mehe pooleks aastaks. Ja Hawks on ajalooliselt draftpick tavaliselt tahtnud. Porzingisel ma ütlen sinna juurde, et tal on ikka väga valel ajal vaata need tervise teemad, et tal, ma ei tea üldse, mis lepingud talle üldse antakse, et sadadest miljonitest me ei räägi ammu enam midagi, et tal on mingi 240 või mis tal loota on sinna. Siis üks müüja, kelle viimase aja edu teeb selle järjest ebatõenäolisemaks mingil määral on ikkagi Toronto Raptors ka, kellel on väga huvitavad lepingud, mida pakkuda. Meil on pakkuda RJ Barretti leping, neil on pakkuda seal Quickly lepingut ja Barrettit nad pigem ei müü. Ja Pölteli lepingut, kellel leping on pigem negatiivne tänaseks kui positiivne, sest ta on kogu aeg vigane lihtsalt. Aga ma ütleksin, et nagu Raptorsil, me jõuame veel üllatateni. Nii, kes on ostjad? No. Kes ostavad, kes tahavad saada paremaks siis täiendustega? Milwaukee ostab endale uue peatreener. Mina arvan, et Lakers on üks ostjatest. Kindlasti Eitoni positsioon oleks see võib-olla, mida nad tahaks seal kuidagi ära parandada. PF-i peale otsivad ka kindlasti. Mina arvan, nad tahavad free and D äärt kuskilt leida ka juurde, kes oleks nagu natukene asisem mees. Nad tahavad põhimõtteliselt Hatsimurat ainult, et ta liiguks perimeetril paremini. Siis ma arvan, et natukene on oma tänavuse hooaja edust võib-olla joobunud mõneti Phoenix Suns, kes seda Miles Bridges'i juttu me juba rääkisime, ma arvan, et nad üritavad võib-olla paar väiksemat käiku teha veel. Seal on ka see willingness, sest neil tegelikult on ju omanik on selline, kes tahaks liigutuse teha.
Siis ma näen ühe võimaliku ostjana, Warriorsi ma juba nimetasin mõneti tegelikult, et nad on seal üks aktiivsemaid, sest Kuminga eest nad tahavad midagi saada ka. Aga ma arvan, et üks ostja, keda me kõik alahindame, Portland. Nimelt Portland on näidanud üsnagi noore meeskonnaga päriselt minekut ja ma arvan, neil on mis positsiooni, see, keda nad tahaksid ära vahetada, see ongi põhimõtteliselt. Ma arvan, et nad tahavad Hendersonist tahaksid lahti saada. Jerami Grant tasemel tuua mingit asist noort ägedat meest. Kuminga, palun võtke. Samamoodi ma arvan, näiteks seal on ju veel paar meest, kes teenivad päris korralikku raha. Robert Williams eest võib saada midagi päris korralikku. Nagu raha, et mina arvan, et Portland on üks allahinnatud ostja ja tegelikult ma arvan, Portland võib müüa ka. Ja mina arvan, et ka Clippers on ostja. Clippers on alati ostja, aga seal on muidu neil ei ole play-offiks mängijaid, kui nad ei osta jälle. Siis idas ma näen ostjatena eelkõige praegu üks tiim, keda ma arvan alahinnatakse ostjadena on Philadelphia 76ers. Aga neil on see, et neil lepingutega on mõneti keeruline. Neil ei mängi välja. Aga ma arvan, et Quentin Grimesi eest nad tahavad osta midagi, sest kuna Grimes lahkub nagu nii muidu. Aga nad ei saa, nad saavad võib-olla heal juhul draft piki. Grimesist on saanud uus kohvrimees põhimõtteliselt. Ja samamoodi ma arvan, et Cleveland Cavaliers on ostja. Nad on nii müüja kui ostja. No, nad ei ole seda SF. Ma arvan, nad on ostja rohkem kui müüja. Miks ma seda ütlen, on see, et nad on müüja ka. Aga ma arvan, nad on rohkem ostja, sellepärast, et nad teavad, et kui nad see hooaega õnnestu, siis pekstakse see punt laiali. Ma arvan, et tegelikult nemad on ühed kõige agressiivsemad ostjad tegelikult, sest juba Hunteri 20 miljonit, ma arvan, nad üritavad midagi teha ka võib-olla Jarrett Alleniga võib-olla. Ja neil see tagaliin, paneme Mitchell'i kõrval, vaata, Mitchell on nagu suhteliselt solid olnud, aga et see Paul ja Garland, vaata, need on ju kordamööda on väljas, eks ju. Ja ma arvan, et seal on veel Clevelandi viga on see, et neil on nii palju, neil on kõik shooterid on ka vigased. Ja need lülid, vaata, mis nad ära vahetsid, vaata see Jerome ja need olid tegelikult väga olulised mehed. Kas ma ütlen ühe ostja veel või? Ma arvan, et ta tee suurt ostu, aga ma arvan, et ta tee mingisuguse ostu. Detroit Pistons. Miks mitte? Ja pluss Detroitil, kas te tunnete, et neil seda Ivit on üldse vaja või? Aga nad ei saa hetkel Ivist midagi. Ma arvan, midagi saab. Keegi on võib-olla nõus riskima Iviga. Sest Ivi ju tegelikult enne vigastust, me vaatasime ikka päris kõrget trendi seal nagu. Me ei ole maininud ostjana San Antonio Spurs, kas on tahtlik? Mõnes mõttes küll, sest et seal on nagu see Sohani variant, eks ju, et Sohan ei kõneta enamik võistkondi. Kelle nad sealt vastu saaks, võt on küsimus ja kes sinna sobiks? Sohanist sa ei saagi midagi väga vastu loota, olgem ausad. Nad võib-olla oleks selle, kes ta nüüd ongi see, kes oli enne neil üks põhimees, aga nüüd on tema roll võib-olla vähene. Barnes? Ei, mitte Barnes, vaid Vassel või? Mitte Vassel ka. Keldon Johnson? Jah, Johnson vist, jah. Ma arvan, et Johnson on mänginud sel ajal päris edukalt põhilise pingimehe rolli, nii et ma ei ole kindel. Ta oli muidu enne põhimees, vaata. Kes on kõrvalseisjad? Mina arvan, et üks Knicks on pigem kõrvalseisja, ma ei usu, et nad hakkavad rikkuma seda nagu Manshafti poole hooaja pealt, sest tegelikult midagi hullu ei ole lahti ka, nad lihtsalt ei ole nagu nad peavad terved olema. Siis ma usun, et üks Houston. Ma mõtleks Orlando on kõrvalseisja, nad tahavad, et see punt saaks terveks, et näha, mis seal pundis on. Oklahoma pigem on kõrvalseisja, nagu nad ei tee midagi suurt. Ma ei ole midagi kuulnud, keegi torti või keegi tahab osta või midagi. Oklahomast ei lekki mitte midagi välja. Ma ei usu, et Nuggets on väga suur ost. Nad tegid liigutused ära juba. Neil on kõik fine. Ja ma ei näe ka, kui need allikad tõele vastastavad, siis ma tõesti ei näe, et ka Rockets midagi meeleheitlikku teeb, et Duranti seda viimsed aastat ära kasutada, aga võib-olla see on sukene nagu natuke kahedam ja mõtlen veel ühe tiimi, kes on justkui 7. kohal, kes justkui võiks olla ostja või müüja, aga ma ei usu, et midagi väga teevad Minnesota. Et see Rob Dillingami eest midagi väga suurt ei saa. Nad ei loobu McDanielsist, Nas Reedist või Rudy Gobertist, kellega saaks midagi ette võtta. Eks seal lihtsalt nagu lepingutega ei pea välja. Neil on kõik hästi laias plaanis. Lääne 7. ei ole päris see, mis seal on nii väiksed vahed. Nad veavad ennast, nende eesmärk on lihtsalt play-offi ära ja siis ükskõik, kes neil tuleb.
Nad on valmis lahingud me salvestame saadet 28. jaanuar, võib-olla juba nädala pärast on nad Lääne 4, nii et tõepoolest. Või 3. Houston, kusjuures oli ju nädal aega tagasi, oli vist 6 või 7, nii et noh. Samas nad võivad olla ka 10, nii et... Kes on üllatajad? Kes on võimalikud üllatajad, keda me praegu ei oska näha, aga võivad teha midagi päris suurt? No üks siuke, kus saaks nagu suure vahetuse teha, on, ma ei tea, Kings vahetab Sabonis ära või see peab olema siis suur vahetus. Aga see on üllatus. See ei ole tegelikult otseselt üllatus, sest Kingsi hooaeg on niivõrd rööbastelt väljas, et sealt isegi ükski Timbuktu kuningas ei päästa seda asja. Mina arvan, et üks võimalik üllataja võib olla see sama Portland, aga... Toronto, ma ütlen Toronto. Praegu ida 4. Nad ei ole tegelikult üldse kaugel ida 2. kohast. Ma arvan, et nad tunnevad, et neil on puudu mingisugune üks ülitugev lüli, et mis positsioonil? Äärimsetele. Kas ma ütleks, et otseselt pole vahet, mis positsioon. Et ma arvan, et tunnevad, et neil on vaja kedagi, kes oleks Ingrami kõrval teine bucket getter. Et Ingram ei oleks see, kes peaks olema mängude lõppudes see põhiline lahendaja, sest Barnes on pigem kaitseampur. Barnes on pigem nagu, ta on Scotti Pippen. Ta ei ole nagu see mees, kes nagu võtab palli ja teeb ära nii-öelda. Aga ja Immanuel Quickly on väga ebastabiilne nagu lahendajana. Ja kellel need, võtta sinna tõid selle kanadalase juurde? Barrett, eks ju. Barrett on ka pigem nagu 3. viiul. Et ma ütleksin, et nad otsivad, mina ei tea seda, nad võivad olla üks tiim, kes ootamatult tuleb ja ütleb, et Michael Porter Jr. No neil on viskamist tegelikult vaja. Ja siis ma näen, mina ei ala enda mitte kunagi Daryl Morrit. Et nagu ma arvan, et nagu Daryl Morri paneb kõik oma veenmisoskused mängu, et kuidagi Paul George teha mingisuguseks väga nagu palju paremaks asjaks. Seda venda annab apseleda. Koos näiteks Jared McCainiga või ma ei tea, mingisuguste noortega või ma arvan, et ta paneb kõik oma oskused mängu, et mingit moodi anda Maxile ja Embiidile parem šanss nagu õnnestumiseks. Ja siis Edgecombi ta ei liiguta. Edgecombi ei lähe kuskile. Siis võimaliku üllatana Läänest korra vaatan veel, kas ma olen kellegi nagu unustanud võimaliku üllatana. Kurat, aitab küll. Ma ütlen ühe üllatana, ühe üllatana. Henri saates käis selle paar aastat tagasi välja. Mina siiski arvan, et kui siin nüüd järgmise 7 päeva sees, alates 28. jaanuarist, need mustad pilt... 6. on millal nüüd lukku läheb? 5. veebruar läheb lukku. Et kui näiteks veebruari alguseks on need sünged pilved Milwaukee kohal veel süngemad, siis mina siiski ei imestaks, kui Spurs parem mängu Dylan Harperi tuua Jannis. Sellepärast, et nagu, kui sul on ikkagi sükene võimalus anda Vembile selline friik kõrvale ja sul on Castle ja Fox, siis ma arvan, et nad on nõus Dylan Harperi nagu loovutama. Kindlasti on nõus, aga kas see kohe toimib? Giannis taha minna. Ma vaatasin vahepeal muidu otse või lennuaeg Miamist Ateenasse on 12 tundi 50. See on päris kaugel ikka tegelikult. No aga sealt ei leiagi paremad variante. Võib-olla Bostoni või mingisuguse New Yorki leiab. New York ja Brooklyn ka siis põhimõtteliselt tegelikult. Aga sinna ma ei tea, kas ta läheb. Ja üks, ma ei tea, kas on üllataja, aga mina siiski imestaks, kui Utah Jazz midagi natuke suuremat teeb, kui arvatakse. No ei, Utah Jazz võib teha juba sellepärast, et muidu see tangiralli ei saa õigeid tuure üles. Aga ma ei mõtle müüjana, ma mõtlen ostjana. Et ostab siis Markkaneni George'i kõrvale midagi juurde. No, ma arvan, et nad näevad praegu, et neil on tekkimas mingisugune nagu
George, Ace Bailey, Markkanen nagu ja isegi, ma arvan, nad pingutavad väga, et Kessler alles, et Kessler terveks. Ja siis nad otsivad sinna seda 5. mees, kellega nagu koos järgmisel aastal hakata nagu uuesti tulema esile. Et nad näevad, et neil on olemas see tuumik, neil on vaja nagu ühte kõva alguisiklast veist, sest praegu on meiga kord on Svatoslav Mihhailjuk, kord on Bryce Sensabo, kord on mingi kõige 4. mees, et nad otsivad seda 5. kõva meest ja siis nagu pink vaatab, kui kes teilt noortest pinnale jääb ja kes mitte. Nii et mina arvan, et see Utah Jazz võib nagu ületada, et toovad näiteks Jrue Holiday. Et why not, meil on vaja nagu mingit Portland ei anna Holiday'd ära õige hinna eest võib alati anda. Kuule, ei ole olemas müüdavad mehe pärast Luka Doncicit on ju. Ja just, ega eriti need keskmikud, vaata, neid võidakse täitsa liigutada seal õige hinna eest. Ja jah, ma arvan, et Utah Jazz võib võtta riski, et kurat, meil on olemas George, meil on Markkanen, meil on Bailey, meil on Kessler, meil on vaja ühte seda 5. meest veel. Ja, aga see kindlasti ei ole ikkagi Holiday, sest et nad vaatavad seda järgmise aasta. No pigem see ei ole Holiday, pigem on see umbes nagu näiteks nad teevad väga kõva pakkumise drafti valikutega, näiteks lähevad Oklahomale küll, kuule, ta nagu nii, et ta varsti ilma Casey Wallace'ist või Lou Dortist, et nagu AJ Mitchell. Et me anname teile 4 drafti valikut ja mis ta nüüd ütleb. Okei, isegi see suund tundub küll võib-olla Danny Aingelik, sest et tema kavala rebasena tahabki selliseid, kes on justkui nagu ennast natuke tõestanud, aga lihtsalt paremasse, sobivamasse keskkonda. Ja Presti, kui nad kokku saavad või räägivad. Sealt võib tulla normaalne kurgid sulle, raha mulle variantne. Ja see kõne kestab kaua. Nii, mis on meie lemmikvahetus, mida loodame näha ja miks just seda ja ma palusin teil kasutada ka natuke trade machine'i, ma ei tea, kas Erki seda minul ei ole trade machine'i aga siis ma ütlen, ma mängisin neid, mis need on, need My Mode'i ja draftisin, see on täpselt samasugune olukord, et me võime igasugust asju ma vaatasin ma teen shout-out'i Henrile, et kuidas see oligi, et Wemby Mavsi Wemby Mavs. Ei, seal mina vaatasin seda varianti, seal on mingid variandid on õhus, et Porter Junior ja siis on tegelikult ju Cam Thomas ka seal kõrval, et nad võivad teha Golden State'iga mingi diili. Dan Leavy ei oska jah öelda, see mökutab kõik asjad ära ja ma ei sest et vaata Porter Junior on nagu suurem tükk, aga Cam Thomas on ka siuke suht korralik kahur tegelikult juurde ja ta võiks Kerry süsteemis nagu toimida. Mina arvan, et Suns teeb Warriorsis parema pakkumise Miles Bridges asjus. Ma arvan, et Michael Porter Junioriga on see, et keegi suudab Warriorsi pakkumist ka ületada ja kuna variandid Warriorsid otsa samas, minu lemmik trade, mida ma välja mõtlesin ja teile võib jätab see külmaks või teid ei huvita, aga see ESPN-i järgi on see successful. Nüüd see kaamera on väga hästi ei näe seda, aga see vahetus on siis selline ja ma panin 2 tiimi, sest ma ei oska väga hästi 3 tiimi vahetusi teha. Jimmy Butler ja Trace Jackson Davis lähevad siis Chicagosse ja Golden State tulevad Nikola Vucevic, Zach Collins ja Patrick Williams. Ma ei arva, et Butler eestab midagi enamat. See kõlabki täpselt nii, mis on võimalik nagu. Ja Butler ees sa pead võtma vastu mingisuguse lepingu, mis sulle ei meeldi ka ja Patrick Williamsil on väga vastik leping. Mis tal 17 miljonit? Või? Jah, 18 miljonit enam iga aasta. No, see on päris palju, aga praegu Butler on nagu nii surnud raha. Just. Ja Patrick Williamsi sugust meest tegelikult on vaja. Kuminga nõudis ka sama raha ja siis vahet ei ole, kes see aga Patrick Williamsi sugust meest on tegelikult mingi suur täärd, kes oskab panna 3 panna ja kes natuke kaitseb ka, on vaja tegelikult. Aga põhiline on see, et nagu vabandus, ma olen seda tervet hooaega vaadanud ja nagu all due respect to Al Horford, aga nagu Horford ja Post ja ühesõnaga Curry vajab mingisugust 20 punkti meest kõrvale. Ja Nikola Vucevic kõigi oma hädadega annab see 20 punkti, ta hoiab palli liikumas, ta oskab söötada, oskab 3 panna, ma arvan, et see on nagu match, mis on veits meid ja Zach Collins on lihtsalt salary filler, kelle leping saab läbi selle hooaja lõpus, nii et ja kusjuures ka Vucevic saab läbi, nii et Warriors ka veel selle teeb ka ära, et neil on järgmiseks suveks rohkem mänguruumi, kui neil oleks koos Butleriga. No jah, et seal on põhimõtteliselt, nad teevad selle vahetuse ära ja siis nad võivad veel vaadata, et kas pikendame.
just, ja siis ma tegelikult tahtsin ka vaadata, et ma ikkagi tahtsin teha ka midagi Oklahomaga, et lihtsalt, et kui Sam Presti tunneb, et kurat, et asjad ei lähe õiges suunas, et meil on vaja nagu miskit teha, siis ma vaatasin Memphisega oli üks diil, et kui Lou Dort ära anda. Tortist räägitakse kõige rohkem, et ja tuua asemele siis näiteks Santi Aldama ja lisaks Santi Aldamale ka Vince Williams Jr. näiteks. Memphis ei ole nõus. Miks ta peaks olema? Sest Lou Dort annab sulle kultuuri, mida väga vähesed me rolli Lou Dort annab selle, mille nad kaotsid Brooksiga põhimõtteliselt. Brooksiga nad kaotsid märksa rohkem. Ei nagu Lou Dort on ikkagi ta annab eeskuju. Ma ei kujuta ette Prestit seda käiku tegemas, sest et see on kaitse poole selgroog Oklahomal, mõtlen perimeetri kaitse. Ja aga kumb on töökindlam, kas Caruso või Dort, mõtlen nüüd loogiliselt? Playoffis on Caruso. Ei, Caruso on katki ikkagi lõpuks. Ta on põhival katki, jah? Ta on ei. Caruso on sisse toodud mängija Oklahomas. Ma olen nõus tegelikult ma olen nõus, et kui ma seda nagu mõtlesin, et see oleks tore vahetus, aga tegelikult ma näen, see ei ole tore vahetus. Kui tegelikkuses on see vahetus, mis võib sündida, kui Oklahoma üldse midagi teeb, on kas Isaiah Joe või Aaron Wigginsi ohverdamine või Kenrich Williamsi, kes ei tea, see on nüüd üles ärganud. Aga kõige tõenäolisem on see, et Usman Dieng leiab ennast uuest kodust varsti veebruarist. Ta pidi juba eelmine aasta ära minema. Aga nüüd ta läheb nüüd see aasta. Võttis aega. Ja 6 miljoni eest võib saada näiteks Jock Landale'i. Jock on tubli olnud. Et Usman Diengist võib saada midagi okeidel. Aga see oli minu lemmikvahetus, mis sul oli, Henry? Mina jään selle juurde, et Brooklynist Porteri või Cam Thomas kuhugi paigutamine, kui see ei ole Golden State Warriors, et nad võiksid vähemalt ühe neist ära vahetada ja miks mitte koos, aga siis on päris suur rahasumma vist juba. Nii, aga ma nüüd siin lõpuspurdiks kusjuures sügisel oli see, et on ikkagi tsentrit vaja ja ideaalis ma korraks, kas oli meil selle tähendab, oktoobris alustasime, kas teises-kolmandas saates ma nagu Vutsi kiitsin ja kui selline diil nagu päriselt läbi läheb, siis ma saadan, ma ei tea, Dunleavile südamlikud vabandused, et ta süke molu on, et ei suuda õigel hetkel diile ära teha ja siis vaene, mitte vaene, vaid Curry peab siis nagu olema. Aga viskan ühe variandi veel õhku, et kui Aitonist tahavad ikka saada, tahavad seda nii-öelda Mark Williamsi laadset mängijat saada sinna Lakersisse, see on mingi 20 milli piirimais vist on, 20 milli vist on Aiton enam-vähem. Et mis venna prooviks siis sinna saada? Mis mingi pikk mingi... Aiton on nii palju kui teine raha. Ei ole, Aiton on mingi viiekas ja viiekas. Ja järgmine kord on nüüd 2 miljonit, kui ta niimoodi jätkab. No ja, aga lihtsalt see Jackson Hayes... No aga pole paha palk, kui saad PlayStationit taguda ja vahepeal... Nii, mul on siin lõpu kiir round, kus ma loen nimetada, et teist ütlete jah või ei, kas see mees on siis 5. veebruari teises klubis või ei ole. Nii, alustame. Ja Morant. Mina ütlen jah. Ma ütlen, esimene reaktsioon oli ei, aga ma ütlen jah. Et jah on see, et ta on uues klubis, ei on see, et ta ei ole uues klubis. No nad peavad ta liigutama ära, jah. Nii, Anthony Davis. Ei, see on katki. Väga raske liigutada. Pigem ei. Lamelo Ball. Ei. Liiga kallis, ei. Jimmy Butler. Jaa. Teevad ära. Jaa, aga ma ütlen, et ma olen väga kahe vahel. Dunleavy on möku. Ei, ütlesin. Porzingis. Jah, teevad rahaks, ma arvan. Nad peavad liigutama. Seal on pigem see, nad võtavad kas või selle draft picki või mida iganes. Ei, ma ütlengi, et kui üldse nad saavad enam-vähem mõistliku pakkumise, nad liigutavad ära. Nad ilmselt ei jaksa teda oodata. Garland või Allen? Ma arvan, M-kumb on loogiline. Mina ütlen ei. Pigem ei, jah. Markkanen? Ei.
ma loodan, et jaa, aga ütlen ei. Sa tahad, et ta oleks Gold State, jah? Ma tahan, et ta lihtsalt ükskõik kuule. Nii, 6 nime veel jäänud. Zach LaVine. Ei, ta alles juba liikus. Et ei. Jaa. Nad liigutavad ära ja võib-olla koos Sabonisega lähevad ära. Sabonis. Jaa. Ei. Ma ütlen liiga kallis, noh, ei suudeta. Ma arvan, Vivek Ranadiv on sellesse meesse armunud. Ma ei usu. Aga no, eks me näeme. Ma ei imestaks, kui sul on õigus, Erki. Ma ei imestaks. Lihtsalt, mul on lihtsalt Ranadiivi keeruline uskuda. DeMar DeRozan. Ei. Jah, ütlen mina. Sest ma arvan, et DeRozan on lihtsam liigutuses sellest Kingsi pundist. Võib-olla tõesti. DeRozanil on tegelikult turgu ka. Kõige väiksem lepingu ka. LaVine või DeRozan, ega nagu mõlemat ei liiguta ju. Nad võivad kõik 3 ka ära liigutada. Zion. Ei. Praegu ei, aga suvel jaa. Ma ütlen praegu ei ka. 2 nime jäänud. LeBron. Ei. Ei saa liigutada. No ma tean, aga ma pidin selle nime panema lihtsalt paika. Ja Giannis. Jaa. Ma siiski ütlen ei. Sest et nad, ma ütlen ei. Ma jään oma sügisele. Esimene mõte on alati õige. Samas, nagu ma ütlesin, 80-20 printsiip. Ma ei üllatu, kui ta ära vahetatakse, aga noh, ma mõtlen selle peale, et kui sul pakutakse Lukat ja sa ütled ei ja siis praegu sa pead siis, ma ei tea, see Harper või kes iganes tuleb, need ei ole. Ma ütlen jaa ja seda öeldes mul on juba kahju, et ma ei läinud Erki paati, aga ma ütlen praegu jaa, kuigi ütleme nii, et see on üsnagi tõenäoliselt vale. Ma ütlen ei ainult sellepärast, et kuna ma sügisel ütlesin, et ei liigutata ja kui ma ütlen, et ei liigutata, siis nii on. Ja nii hakkabki olema. Eks me siis nagu 5. veebruaril saabub meie tõed. Põhiline, et selle saate... Mind ei näe, ma hakkan haige olema nüüd. Selle saate eetrisse mineku hetkel need kõik võivad juba pekkida. Vabandust, üks nimi jäi, kuigi on väga lõpetada Jannisega, Michael Porter Jr. Ma panen, kurat, nüüd tahaks ei öelda, aga ma ütlen jaa, noh. Ma ütlen ei, sest et kui oleks jaa, see oleks see liigutus ammu juba ära tehtud. Minu arust tal väga Brooklynist ei meeldi ka või meeldib ta? Ei no ikka meeldib, kui eriti, kui ta nüüd peaks All-Star mängule ka saama, siis talle väga meeldib seal, aga noh, üldjuhul ma ütlen jaa. Aga olgu, tõenäoliselt mul läheb vähemalt mingi 3 tükki mööda, ma tunnen oma vaistu pealt vähemalt 3. Aga see oli selline saade, loodame, et meile siis kristallkuul näitas vähemalt pooleldi tõde ja et meie analüüs läks täppi ja praeguseks aitäh kuulasite või aitäh vaatasite, tšau. Olge mõnusad.